Nagu juba siin Ljudmilla ütles, siis mina lõpetasin Mainori eelmisel aastal magistratuuris ja minu magistritöö teema oli talentidega seotud riskide hindamine talendi juhtimises ja siis Ülemiste City ettevõtete näitel. Kes ma olen? Selles tutvustavas slaidis seal oli kirjas, et ma olen ohutusjuht. Ohutusjuht ma olen selles keemiatööstuses, mille nimi on Eastman Specialties, mis on üle maailma üks tuntumaid keemiatööstuskorporatsioon, Eastman Chemicals OÜ, mis nüüd siin Eestis asetseb Ida-Virumaal, Kohtla-Järvel ja toodab bensoehapet, naatriumbensoaati ja plastifikaatoreid. Bensoehape ja naatriumbensoaat on põhimõtteliselt see, mida me kasutame igapäevaselt tahtmatult ja teadmata. Kõik säilitusainena toodetes sees. Lihtsalt teadmiseks, et bensoehape on jõhvikas, naturaalsel kujul olemas. Aga Kohtla-Järvel tehakse teda sünteetiliselt. Mainoris olen ma lõpetanud ka bakalaureuse, aga seda siis kvaliteedijuhtimise erialal. Ja kvaliteet ja ohutus, kvaliteetne ohutus või ohutu kvaliteet, need on omavahel väga tihedalt seotud ja samamoodi on ka talentidega toimetamine sellises ohtlikus ettevõttes väga oluline, sellepärast see kõnetas ka mind ja ma tahtsin sellest natukene täpsemalt aru saada. Ja kuna Ülemiste oli sellest ka huvitatud, siis me leidsime sellise ühise platvormi, millest edasi minna. Probleem, mis sai sõnastatud, oli see, et Ülemiste City kui tark linn positsioneerib ennast talentidele suunatud tulevikulinnana, aga linnakus ei olnud minule teadaolevalt ja professionaalidega suheldes teadaolevalt uuritud talentidega kaasnevaid riske. Talent meie mõistes siin on inimene, kes annab ettevõttele väärtust, kui teda õieti juhtida, abistada teda sellel teekonnal algusest lõpuni, siis ta loob sellele ettevõttele väga suure väärtuse ja ka ettevõttest väljudes viib ta kaasa selle brändi, mis on ettevõttes siin Ülemiste City's talle tekkinud ja ka kaasa viita selle Ülemiste City tulevikulinna brändi. Ja siis see inimene muutub tööturul aina rohkem nõutavaks. Nii. Ja eesmärgiks oli siis tuvastada need talentidega seotud riskid ja pakkuda välja siis meetmed nii linnakule kui ka linnakust toimetavatele ettevõtetele, et kuidas neid riske maandada ja näha siis selles väärtust, et ettevõtted saaksid siin aina rohkem areneda. Talendi juhtimine targas linnas. Siin natukene teooriat. Talendi juhtimine on elutsükkel, mis tegeleb talendiga ja tegeleb talendiga juba sellest hetkest alates, et ta tekitab brändi, et talent oleks huvitatud sellest ettevõttest ja kui sellel ettevõttel tekib vaba töökoht ja ta selle töökuulutuse kuskile ülesse paneb, siis sellel talendil tekib hirmus soov ja vajadus sellesse ettevõttesse kandideerida. Siis see värbamise protsessist, nagu ma saan aru, räägib järgmine kõneleja natukene täpsemalt sellest värbamise kiirusest, mis ka annab sellele ettevõttele ju tegelikult selle positiivse tõuke, kui ta suudab selle talendi enda ettevõttesse piisavalt kiiresti tuua, siis ei teki auku. Siis organisatsioonisisene arendamine, kuna inimene, kes tuleb ettevõttesse, siis tema see nullpositsioon, millest ta alustab, on tema teadmised, tema püüdlused ennast nagu
selles ettevõttes teostada, siis ettevõttel samamoodi on mingisugused eeldused, et sellest inimesest saab pika aja peale tema ettevõttes võib-olla midagi hoopis veel paremat, mingis võib-olla teises suunas. Ja kui ettevõttes tegeletakse selle talendiga ja tema eesmärkide ja saavutuste määratlemisega ehk nende riskide maandamisega, siis see talent jääb sellesse ettevõttes piisavalt kauaks. Ja siis see aitab ka seda hoidmist tekitada, et ettevõte tekitab sellel talendil soovi panustada sellesse ettevõttesse piisavalt kaua, võib-olla liikuda selles ettevõttes nii horisontaalselt kui vertikaalselt ja hoides ja kandes juba selle ettevõtte väärtusi, selle linnaku väärtusi, siis suudate sellesse panustada tunduvalt rohkem kui esialgselt tööle tulles. Nii, kes on talent, kellest me kõik räägime siin ja täna on pikalt sellest juttu, siis kirjanduses on definitsioon, et talendiks on inimene, kellel on sõltumatu, unikaalne omadus või omadused, mis on väärtuslikud konkreetsele organisatsioonile tema vajaduste rahuldamiseks. Täiesti loogiline ja asjakohane definitsioon, see põhineb inimesel kui talendil. Ülemiste City definitsioon talendile on tark spetsialist, juht ja ettevõte, kes mõjutab oma tegevusega nii Eesti majandust kui maailma majandus. Siia on sisse toodud ka ettevõte kui talent, kes tegutseb Ülemiste City's. Kui ma jõuan nüüd natukene edasi oma töö kirjeldamisel, siis just see ettevõte on siin selline üks võtmepositsioon, millest ma tahaks võib-olla pärast natukene täpsemalt rääkida. Nii, midagi jäi vahele. Kuidas ma seda tegin eelmisel aastal? Umbes täpselt samal ajal toimus see tegevus siin Ülemiste City ettevõtete hulgas. Tegin veebiküsitluse, saatsin laiali Ülemiste City koduleheküljel olevatele ettevõtetele ja ettevõtete nimekirja sattus siis selle HR community ettevõtete nimekiri, keda oli seal 88, kellest ma suutsin 34 tagasiside ankeeti saada. Kuna see on selline kevadine aeg ja ettevõtted on väga pingeliselt tegutsemas nii oma eelarveperioodi, aruandluste ja kõikide muude asjadega ja ka väga tihedalt pommitatakse neid ka erinevate küsitlustega, siis peab selles küsitluses või selles teemas olema midagi sellist, mis ettevõtet sinna kaasa haagib. Minul jäi arusaam, et see talent ja talendi juhtimine, tark linn ja riskid, see oli võib-olla ettevõtete jaoks natukene selline keeruline teema, millest arvamust avaldada. Kuna vastasid personalijuhid, siis personalijuhid osades ettevõtetes võib-olla ei kuulu ettevõtte juhatusse ja ei kuulu sellesse ringi, kes hindavad riske ja siis nad ei oska nendele küsimustele vastata. Ja siis peale seda, kui see tulemus oli natukene kurvavõitu, selle pealt ei anna mingisuguseid paikapanevaid tulemusi teha, siis tegin ka intervjuud, tegin nii talendijuhiga Ülemiste City's, kui siis ka 3 eksperti oli ettevõtetest. Miks oli nii vähe? Oli sellepärast, et selle 3 ettevõtte pealt, kes olid erinevad, oli võimalik juba leida selline üks ühine joon, mis vastas nagu ühtemoodi nendele küsimustele. Ehk väga paljud ettevõtted tunnevad ikkagi seda ühtemoodi. Kuidas nägid välja küsitluse tulemused? Ma siin paar slaidi, ma ei tahtnud teid siin sellega nagu koormata, et tuua välja erinevaid jooniseid, lihtsalt paar sellist üldistavat slaidi.
et milline on siis see talendis huvi ja talendi värbamise faasis siis talendi planeerimise olulisus nende vastajate hinnangul, siis kuna see Likherti skaalal oli 5 skaala, siis 2,5 oli siis see keskmine, millest siis kõik üle andis juba sellised ettevõtted tegelevad seda ja tunnevad, peavad seda oluliseks, siis minu organisatsioon rakendab töötajate värbamiseks erinevaid strateegiaid. Selle tulemus oli selline päris hea 3,86, aga mis mina nagu selle töö käigus ise enda jaoks avastasin, oli see, et kui organisatsioon on loonud talentide andmebaasi kõikide ametikohtade värbamiseks, siis see on suhteliselt madal. Kui ettevõtted ei oma sellist andmebaasi või puudub neil selline ressurss, et seda andmebaasi omada ja talendid liiguvad suhteliselt kiiresti ettevõtete vahel ja seda talendibaasi võib-olla ei peeta väärtuslikuks hoida ja otsitakse võib-olla rohkem siis sellist soovitusturundust enda ettevõttes. Ja teine slaid, mis ma selle küsitluste tulemuste peale välja tõin, oli siis selle talendi hoidmise ja arendamise koha peal ja siin tuli välja siis väga hästi see, et ikkagi ettevõtted hindavad talendi juhtimisega seotud riskide mõju ettevõtte edukusele, aga kui ma seda küsimust küsisin intervjuudes, siis sellest ei tulnud väga täpselt välja, et kuidas seda riski nagu ettevõtte edukusele hinnatakse. See on rohkem tunnetuslik. Ei ole sellist käega katsutavat hindamist. Et tegelikult annaks väga palju, kui see risk oleks kohe käega katsutavalt hinnatud, sellepärast et siis oskab ka ettevõtte sellele riskile mingisuguse vastumeetme teha. Nii, intervjuud. Siin tuli välja see, et ettevõtted hindavad talente ja töötajaid erinevalt. On olemas töötajad, kes on siis kogu see ettevõttes töötav inimeste kogum ja on olemas siis töötajate hulgas talendid. Ülemiste City kirjeldab oma definitsioonis, et kõik targas linnas töötavad inimesed, juhid ja ettevõtted on talendid selle Ülemiste City jaoks. Siin on siis nüüd 2 definitsiooni. On nii, et üks on Ülemiste City oma ja teine on siis definitsioon, mida linnakus töötavad ettevõtted on ära defineerinud kui talent enda ettevõtte jaoks. Et ikkagi ettevõtted panustavad töötajatesse erinevalt, kui nad on ära tuvastanud, et selles töötajas on mingi see hea rosin, mida on mõtet edasi arendada, siis ta liigub sinna talendi valdkonda ja siis tulevad talle tunduvalt tõsisemad programmid taha. Kui see on tavaline töötaja, siis on see tavaline igapäevane tegevus. Puuduvad spetsiifilised talendid, kuna Ülemiste City on rahvusvahelise suunaga, hästi palju on erinevaid keeli, siis ka see, kui ettevõte siin hakkab minema rahvusvahelisele turule, siis puuduvad spetsiifikad. Üks ettevõte tõi välja, et näiteks kui nad tahavad minna mingisugusele konkreetsele välisturule, siis sinna minnes peab olema ka juriidiline teadmine, personalitöö, mingisugused spetsiifilised teadmised, raamatupidamised spetsiifilised teadmised ja Eesti haridusmaastik ei paku sellist spetsiifikat, et ettevõte peab sellise inimese ise välja koolitama. Aga see võtab aega ja selleks on keeruline leida siis seda ressurssi, mis ongi ajaressurss on keeruline ja optimeeritakse ka ametikohti, et mitme inimese töö teeb siis üks inimene ära ja siis ta on multitalent ja millises suunas siis seda talenti arendada
puudub sellel hetkel nagu otsene arusaam. Nagu ma tõin ära, rahvusvahelistumine ja siis see viimane punkt, mis selles intervjuudes välja tuli, oli see, et kui toimub strateegilised arutelud ettevõtetes, riskide hindamised, kas või selle kvaliteedijuhtimise tasandil, siis personaliga ja talentidega seotud riskid ei jõua juhatuse lauale nii tihti, kui see oleks nagu oodatud. Ei peeta seda nii tähtsaks millegipärast või vähemalt selles valimis, keda mina küsitlesin. Ja siis ma natukene mõtlesin, vaatasin neid erinevaid andmeid, mis seal kokku tuli ja tõin välja ettepanekud eraldi Ülemiste City linnaku arendajatele ja Ülemiste City ettevõtetele. Et esimeseks selliseks punktiks, mis siia sai välja toodud, oli see, et kaardistada need võimalused, kuidas kommunikeerida ettevõtetele seda terminit talent Ülemiste City mõttes ja toetada võib-olla siis seda suunda, et tegelikult on ettevõte ise ka talent. Et kas ta ise tunnetab, et Ülemiste City võtab teda kui talenti, seda ei oska praegusel hetkel ettevõtte hinnata enda jaoks. Siis kaardistada see talentide vajadus ettevõtetes, eriti väiksemates ja mikroettevõtetes, kuna suuremates sellistes korporatsioonides on see värbamisel juba mingisugune andmebaas olemas, aga väikestes ettevõtetes seda ei ole, kuna ei ole ressurssi ja siis teha see potentsiaalne andmebaas värbamisagentuuridega koostöös. Äkki on sellest mingisugune tõuge nende ettevõtete väärtustele ja selle tulemuste saavutamisele, kui nad saavad kiiresti vastava talendi, keda nad otsivad sellel ajahetkel. Ja kuna minus on ikkagi väga palju kvaliteedijuhti veel, siis minu soov või soovitus oleks korraldada ettevõtete juhtidele talendiriskide hindamise protsessi õppepäev, et näidata ettevõtete juhtidele, et see on ka tähtis ja tuua välja see kasu sealt ja töötada välja mingisugused olulised tööriistad, kuidas seda paremini teha, kiiremini teha ja võib-olla aasta pärast hinnata, et kui nad selle nüüd sisse viisid, et kas see toetas neid ja nende tulemuste saavutamisi. Ettevõtete juhtidele ma kuulsin juba eelnevalt, et George on teinud selle jaoks juba tööriista või proovib seda tööriista välja arendada, et kuidas kommunikatsioonis julgemalt seda Ülemiste Cityt kui asukohta kasutada värbamises tugevamasti. Sellepärast, et inimesed, talendid, kes siin Tallinnas ja mitte ainult Tallinnas, kogu Eestist, Ülemiste on suhteliselt lihtsalt ligipääsetav, et võib ka tulla siia kuskilt mujalt tööle ja see annab selle eelise, et ei pea sinna kesklinna hullumeelsesse liiklusesse tulema, vaid sa saad siin linna servas ilusasti oma töö ära tehtud. Ja kaasata strateegiliste riskide hindamise protsessis rohkem personaliosakonna esindajaid, et tuvastada just nende talentidega seotud riske ja leida siis need paremad minimeerimise võimalused. Kogemuse põhjal ja arutelude põhjal soovitan võtta kasutusele selle 9 kasti 9 grid maatriks meetodi kõikide töötajate hindamiseks, mitte ainult talentide, sest et töötajate hulgas võib olla varjatud talente, kes võib-olla selle arenguvestluse käigus ei oskagi ennast niimoodi avada, aga erinevatest nurkadest välja kokku kogutud andmed võib-olla annavad sellele ettevõtte juhile või sellele personalijuhile ja osakonnajuhile võib-olla selle tõuke, mis annab talle võimaluse seda inimest arendada selles suunas, mis seda inimest intrigeerib. Ja
koostada selle baasil siis organisatsioonis töötavatele talentidele arenguplaan ja siis arendada nende töötajate oskusi ja pädevusi, et võimaldada seda järjepidevat arengut. Järgmine slaid on küsimused, aga need ei ole minu, vaid need on teie küsimused. Ja. Tere. Tere. Ma ei saanud aru, kuidas siis hoida seda talenti, kui ma leian, ma olen ettevõte, ja kui ma leian seda, kuidas teha niimoodi, et ta ei läinud, ütleme, konkurendile selle talendi, jah, said aru, jah, et nagu praegu ma saan aru, et nagu kui ma leian seda inimene, ma panen teda, ütleme, õppima, kõik sellist asjad, mis tavaliselt on vaja, mõtlen, et nagu saadan kursile, maksan kõik seda ära ja pärast ta vaatab, kuule, kõrval on, mõtleb nagu parem ja läheb sinna. Kas on sellised kuskil asjad, mis selle talendi natukene juba perspektiivis vaatada? Siin on see 9 kasti maatriks, on väga hea selleks, et hinnata seda, millised on tema ka eesmärgid tulevikus ja siis panustada ka natukene sellesse tuleviku perspektiivi ja näidata sellele töötajale ka seda, et see tuleviku perspektiiv on peale seda sammu, kui see töötaja on ära lõpetanud näiteks selle kooli, selle koolituse, järgmiseks sammuks on tema karjääriredelil sammukene edasi ja tema arvamus loeb ja teda kuulatakse, et ta tunneb ennast kaasatuna nii ettevõtte tulemuste saavutamisel kui ka see, et tema väärtused hakkavad ühtima ka siis ettevõtte väärtustega. Aitäh. Veel teine küsimus. Mis rohkem mängib? Kas perspektiiv või palk? See on hea küsimus. Palk motiveerib teatud hetkeni. Teisel kuul see palk enam ei motiveeri. Kui palka tõsta, siis palgatõus motiveerib sellel konkreetsel palgapäeval. Järgmisel palgapäeval tundub, et aga äkki võiks rohkem. See peaks olema motivatsioon inimeses endas, et ta tunneb ennast vajalikuna. Ja ma arvan, et seal on seesama Maslow püramiid, mis ütleb seda, et kui sul on selline palk, et sa saad need esmavajadused ära rahuldatud, eks siis sa ei pea muretsema, kas mul on homme raha, et leiba osta, siis et kui sul on see palk väga madal, siis iga sent loeb, mida kõrgem sul palk on, seda vähem see palgatähtsus on tegelikult. Ma natukene mõtlen teistpidi, siis nagu kahjuks see, mis te ütlesite, minu poolt ei ole, aga suur tänu, aitäh. Aitäh huvitava ettekande eest. Et kuna te viitasite nagu keemiatööstuse ettevõttele, eks ole, ja teisalt uurisite nüüd siin seda ümbruskonda, et kas nüüd ütleme selliste talentide vahel, kes peavad ikkagi sobituma mingisse suhteliselt nagu täpselt reguleeritud ja kirjeldatud protsessidesse, nagu ma kujutan ette, et teil seal oma keemiaettevõttes on, versus selline talent, kes ütleme, saab endale lubada, kuna ta on niivõrd unikaalne, tema pärast konkureerivad erinevad tööandjad ja ütleme, võib-olla töötab siin, ma nüüd natukene panen mustvalget, aga kelle kõige suurem oht on, et ta vigastab ennast terava paberi äärega, et kas nende talentide värbamisel ja motivatsioonipaketil on ka mingi erinevus. Et minu küsimuse taga nagu selline hüpotees, et siin on rohkem agiilsus ja boheemlaslik eluhoiak, aga ütleme, selles teie ettevõttes, kus te töötate, on nagu natuke teistmoodi protsessid. Küsimus on väga hea. Küsimus on selles suhtes õigustatud, kuna need tegevusvaldkonnad on niivõrd erinevad. Keemiatööstus oma reeglite ja oma väga suure spetsiifikaga. Samas siin Ülemiste City's on väga palju väga spetsiifilisi spetsialiste, kelle panus siia on samamoodi eriline ja tema äraminek tekitab samasuguse augu. Keemiatööstuses konkreetselt Kohtla-Järvel, kui läheb ära spetsialist, on auk mitte nii pisike, vaid nii pisike. Sellepärast, et meie asukoht on Ida-Virumaa. Meie keeleruum on 90% venekeelne. Väliskeel on inglise keel
Ja siis 1,0% on eestikeelne ja leida talenti, kes on nõus tulema pakutud palga eest, pakutud motivatsioonipaketi eest Kohtla-Järvele panustama keemiatööstusesse. Ma arvan, et nõela on heinakuhjast lihtsam leida. Aga kui ta tuleb, eks ole? Kui ta tuleb, siis talle... Võib-olla niimoodi iga päev ei otsusta, et ma nüüd tegelikult teeksin õhtul hoopis mingi teise tööandja. Kui ta tuleb, siis ta on motiveeritud, siis talle toetatakse tema kaasamist sellesse keskkonda, toetatakse tema sulandumist kollektiivi ja ka tema arendamist. Et tema leidmisel talle tehakse selline aura ümber, et me leidsime. Aga seal oli veel üks küsimus. Ma lihtsalt küsin sellist asja, et te uurisite Ülemiste City's olevaid talente. Kas siin, ma olen ise tajun seda kõrvalt, eks ole, et Ülemiste City on justkui ainult asukoht, aga ma saan aru, et kas sellel on siis kuidagi identifitseeritakse ennast talendina seoses Ülemiste City'ga. Et töötavad nendes ettevõtetes, ma arvan, inimesed üle maailma, eks ju. Nad ei ole ju kõik siin linnakus, et kas see on nii tugev nagu enda seostamine Ülemiste City'ga? Ma sellele küsimusele vastust ei otsinud. Ma ei oska teile sellele küsimusele vastata. Jah, me ei ole seda päriselt niimoodi mõtnud küll, aga me teame, et on sellised inimesed, kes ütlevad, et ma olen valmis vahetama tööandjad, aga ma otsin seda siin linnakus ja ma olen valmis nii kaua jätkama seal, kus ma olen, nii kaua, kui ma siin linnas ei leia. Et see inimene on siis juba nagu asukohaga nagu ennast sidunud ja tunneb, et ta tahab siin olla, aga kui palju neid on, me ei ole täna tõesti mõõtnud. Üks minu intervjuule vastaja oli selline ettevõte, kes oma laienduse käigus, kui ta hakkas laiendama ennast, otsis võimalust, et äkki on kontoriruumi kuskile mujale, siis töötajatest hulgast tuli väga konkreetne sõnum, me tahame töötada Ülemiste City's. Mitte kuskil mujal, vaid Ülemiste City's. See annab juba ka mingisuguse tausta, et ettevõte tegelikult töötajate ja nende talentide soovi põhjal otsustas jääda Ülemiste